Tere, Nõmme raadio kuulajad. Oleme sagedusel 99,3 MHz. Täna on kätte jõudnud jälle laupäev ja eetris järjekordne saade Jutud elust enesest. Mina olen Harri Raudvere ja need teemad, mida ma kajastan, ongi võetud elust enesest. Just nimelt sellisest elust, milles me elame ja ka sellest keskkonnast, mis meie käitumist suunab, juhib ning kujundab meie maailmapilti. Ja mitte ainult maailmapilti, vaid ka arusaamu kõikidest maailma asjadest. On täiesti selge, et kõik inimesed ei saagi mõelda ühtemoodi. Ja kindlasti ei ole ma ka siin mikrofoni taga objektiivne. Aga see ei ole ka omaette eesmärk. Ja nii nagu iga inimene tajub maailma erinevalt, nii võivad ka selles saates esitatud seisukohad olla subjektiivsed, paljudele raadiokuulajatele vastuvõetamatud või koguni arusaamatud. Erinevused inimeste mõttemallides saavad alguse väga mitmekesistest teguritest, mis inimest kui oma õigusi teostavat subjekti on mõjutanud. Inimene areneb pidevalt ja puutub selle protsessi käigus kokku paljude teiste inimestega. On mitmesuguste sündmuste tunnistajaks ning loomulikult õpib ka teadlikult. Aga selle arenemise peamiseks teguriks on eelkõige keskkond. Keskkond, milles ta viibib. Nii on näiteks ürgmetsas elav inimene arenenud hoopis teises suunas kui linna džunglist pärit isend. Mõlemad suudavad oma keskkonnas suurepäraselt toime tulla. Aga kui nende rollid vahetada, siis ei tahaks küll kihla vedada. Kaua peab vastu linnakividel kasvanu, enne kui ta kas või mõne mürgise putuka ohvriks langeb. Suurematest kiskjatest rääkimata. Sama on ka ürgmetsast pärit isendiga. Sest kui sa ikka ei tea, et üle tee tuleb minna just nimelt siis, kui sulle paistab roheline tuli, oledki kaelapidi auto all ja sinu maised rännakud lõpevad kiiremini, kui sa isegi aru võid saada. Need näited võivad tunduda niivõrd primitiivsed ja ka arusaadavad, et paljudel raadiokuulajatel võib tekkida küsimus, miks ma seda üldse räägin, miks seda üldse kajastan. Aga just sellepärast, et paljudel juhtudel ei pööragi me just tähelepanu lihtsatele ja loogilistele asjadele. Keeldume mõtlemast ja selle asemel, et süstematiseerida saabuvat ja vastuvõetavat informatsiooni, reageerime tunnussõnadele, millest arusaamise on meile kujundanud seesamune väliskeskkond, milles me oma igapäevaseid toiminguid teostame. Vaadake, parim näide inimloomuse vastuvõtuvõimest on minu praktikas juhtunud mitte eriti ammu. Ühel koosolekul nämmutas esineja ühte ilusat teemat oksendamiseni. No lihtsalt rohkem enam ei võinud. Ja kui ta siis pöördus auditooriumi poole ja küsis, kas ikka kõik said aru, kas kõik said ühtemoodi aru ja rohkem ei pea selle teema juurde kunagi tagasi tulema. Leidus ikka veel inimesi, kelle selge vastus oli lihtsalt möh. Nad ei saanud aru ja nad ei mõistnud ja nad ajasid kõik segamini. Vaat me võtamegi väliskeskkonnad vastu kõike selektiivselt ja enamjaolt just nimelt seda, mis näikse meid kõiki isiklikult puudutavat. Mis läheb meile näiteks korda, kui vaadatuna telest saame teada, et kuskil teises maailma otsas tapeti Ameerika sõdurite poolt suur hulk rahulikke elanikke. No vot just selline uudis jõudis meieni sellel nädalal. Meid see ei puuduta. Meil on oma rutiin, omad mured ja pole siin pealt näha ka mingisuguseid Ameerika sõdureid. Ning pealegi oleme ameeriklastega suured sõbrad. Võtame teatavaks kui fakti ja juba homme
summutavad selle meie teadvuses pidevalt saabuvad uued uudised. Eks saame ju enamus informatsiooni kellegi vahendusel ning lastemäng katkisest telefonist ei ole ju ka meile kindlasti võõras. Me ei tea ja meil ei ole ka üldjuhul võimalust kontrollida algallikate tõepärasust või just kajastatud sündmuste tõelisi motiive. Ja kui meile juhuslikult jõuavadki need faktid ehedal kujul, siis tervikpildi olukorrast saame kujundada tuginedes ainult eelnevale kogemusele, olenemata selle kogemuse omandamise viisidest või meetoditest. Aga see võime on meil kõigil kindlasti erinev. Nii nagu ma olen oma eelnevates saadetes rõhutanud, on see saatesari Jutud elust enesest inspireeritud meie peaministri härra Andrus Ansipi sõnumist Eesti rahvale, kus ta näeb meie tulevikku ilusates heleroosates värvides ning meie väikerahva asumist terves maailmas 5 jõukama riigi ja rahva hulka. Arvatavasti on selle rikkuse mõõdupuuks Ansipi meelest vähemalt rahvuslik koguprodukt võetuna per capita. See tähendab ühe elava inimese kohta. Kuid vaadakem nüüd seda teisi olemust veidi lähemalt. No oletagem, et meid on siin Eestimaal kokku circa 1,3 miljonit inimest. Ja meil on hinnatud varanatukest kokku ka teatud hulk. Kui eestimaalaste iive on pidevalt negatiivne, siis teatud aja möödudest on meid siin Eestimaal ju väidetavalt ainult 800 000 inimest. Ja ongi alles jäänud inimesed selle metoodika valguses automaatselt peaaegu poole rikkamad. See näide võib tunduda jälle absurdsena, kuid seda eirata ei ole ka mitte mingisugust alust. No loodame vähemalt heauskselt, et meie peaminister koos oma reformistidest klanniga mõtles ikka rikkuse suurenemise alla täiendava lisaväärtuse loomist. Kuigi samas globaalsemaid mastaape arvestades on mitmedki autoriteetsed poliitikud, majandus- ja sotsiaalteadlased väitnud, et maakera on kõvasti ülerahvastatud ning lahedalt oleks siin ruumi ainult 2 miljardile inimesele. No võta siis kinni, kuhu see Ansip oma jutuga tüürib. Kuid oma olemuselt meenutavad sellised peaministri lubadused paremaid kommunistlikele ideoloogiale tuginevaid lubadusi. Eks omal ajal õpitud teadusliku kommunismi kursuse lühikokkuvõtte selles seisneski, et kommunism on kohe saabumas ja juba paistab horisondilt. Eks hullutati selliste tühjade ja kateteta lubadustega miljoneid ning pole midagi parata. Eks see sovjetlik seisukoht on inimesi alati paelunud, sest unistus helgemast tulevikust saabki olla ainsaks edasiviivaks jõuks, kui muud konkreetsemad pakkuda ei ole. Aga loodame parimat ning usume veel jätkuvalt, et suudame oma elu muuta paremaks ning pudrumäed kerkivad hirmu äratava kiirusega ja Kisellijõed hakkavad ka varsti voolama. Eelmistes saadetes andsin hinnangu tervishoiukorralduse arengusuundade ja hetkeseisu näiteid kasutades riikliku regulatsiooni mehhanismide olemusena. Analüüsist selgus, et riik kui institutsioon on minetamas oma osatähtsust ühiskondliku regulatsiooni mehhanismina. Loodud on euroopalik õigusruum, kus täna domineerivad printsiibid tuginevad analoogilistele lubadustele, millega meie peaminister esines. Väidetavalt ei ole meie eestlased enam üksi, vaid kuulume Euroopa rahvaste vennaliku perre. Just nii seda saabki nimetada. Kui arvestada, et enamus meie kultuurist, majandusest ning tarbimisharjumustest unifitseeritakse üldiste põhimõtete valguses.
No kuidas saab siis sellistes tingimustes riiki arendada? Saab areneda keskvõim ning keda toetavad finantsinstitutsioonid, kelle tegevuse tulemusena kapital kontsentreerub ja laenudena saadava virtuaalraha tagatiseks on kindlad ja käega katsutavad väärtused. Olete te mõelnud, miks ei saa tegelikult teha enam tehinguid vallasvaraga, nii korteritega kui ka majadega? Maja peab olema kinnistatud maa külge ja nii moodustab see kinnistu, mis kõlbab ainult sellisel kujul pangale tagatiseks. Asi on lihtsamast lihtsam. Piisab teil sattuda makseraskustesse ja koos majakarbiga rändab pangakapitalisti taskusse ka tükike maad, mis oma olemuselt omab ainukest ja tõelist väärtust. Ega siis kommunistid oma ajal ilmaasjata rõhutanud, et kogu maa peab kuuluma riigile, sest kes kontrollib maad, see kontrollib ka ühiskonda ja mitte ainult ei kontrolli, vaid ka valitseb. Loomulikult võib jälle vastu vaielda ja tuua ka arvukalt näiteid, kus maa kuulub kodanikele. Kindlasti on see ka nii, kuid ega maade ahnitsemine ja omandamine polegi raha teenimise seisukohalt ülim eesmärk. Oluline on see, et turumajanduslikus ühiskonnas oleks maa tsiviilkäibes ning teeniks maksimaalselt finantskapitalile lisaväärtust. Eriti torkab selline tendents ilma just postsotsialistlikes riikides. Toon selle kohta lihtsa ja hoomatava näite. Kohalik omavalitsus paneb avalikul enampakkumisel müüki elamuehituse arendamiseks paraja tüki maad. No näiteks nii 10 hektari piires. Selle enampakkumise võidab kinnisvarafirma, kes kasutab tehingu sooritamiseks panga abi, pantides ostetava maa pangale. Projekti arenedes maa krunditakse, varustatakse kommunikatsioonidega ja nii suureneb selle maa väärtus kordades. Ning alles nüüd pääsevad sellele maale ka ligi tavakodanikud, kes kasutades jälle pankade poolt pakutavat eluasemelaenu teenust, soetavad krundi ja hakkavad sellel oma eluaset rajama. Ja loomulikult on jälle tagatiseks seesamune maatükk koos peale ehitatava majaga. Ja nii maksab see inimene pangale oma 50 aastat võlga tagasi. Võlga, mis õige riikliku regulatsiooni korral võiks olla vähemalt poole väiksem või isegi veel rohkem. Kas saab siis sellist raha pööritamist nimetada majanduskasvuks? Võib-olla saabki, sest maatükil on lisatud lisaväärtust kommunikatsioonide ja ka hoonekarvi näol. Ja ka sotsiaalsed pinged on leevendumas ja elanikkonna rahulolu kasvab, sest eluaseme probleemid on lahendanud. Kuid vaataks ikkagi neid tegureid, mis siis soodustaksid rahvuse rikastumise protsessi. Kindlasti on üheks oluliseks tingimuseks rahvuse oskus määratleda ennast globaalses süsteemis, mis peaks tuginema eneseväärikusel, talupojalikul ratsionaalsusel ja samuti ka enese alalhoiul. Aga millised me ikkagi olime aastaid tagasi, kui suur Nõukogude Liit lagunes ning meil kõigil avanesid nagu võrdsed võimalused muuta oma elus sõltumatuks poliitilistest kammitsatest ja stampidest, mis väidetavalt pärssisid inimese vaba arengut. Kas me üldse täna anname endale aru, mida see endast kujutas ja mida see ka kujutab? Kas me ikkagi suutsime siis määratleda täpsemalt oma identiteeti rahvusena? Vastuse sellele küsimusele saame siis, kui vaatleme lähemalt, mis asi see identiteet üleüldse on. Ning kas see ongi olulise tegurina arvestatav majandussüsteemis, kus kapital ei tunne riigipiire ning edukuse ainsaks kriteeriumiks on ajaühikus omandatud materiaalsete ressursside hulk. Ühesõnaga, ratsarikkaks.
Identiteet on üldteada andmetel organiseeritud teadmine endast tegelikes või kujutletavates sotsiaalsetes olukordades ja suhetes. Vaat sellise definitsiooni annab Eesti Nõukogude entsüklopeedia 1988. aasta väljalast, kes on möödapääsmatu arvesse võtta, et indiviidi või koosluse mina või meiet hoiab koos identiteetide paljusus, nende vastastikune dünaamika. Ja me võime kõneleda vanuselisest, soolisest, professionaalsest, religioossest, etnilisest, rassilisest. Vaata rassilised, need identiteedi küsimused, need püstitavad alati üles või tõstatavad üles ja alati neegrid. Ja see on nende hulgas väga aktuaalne. Rahvuslikust, territoriaalsest ja kõikidest muudest teistest identiteetidest. Ja need identiteedid kindlasti kattuvad omavahel. Nüüdisteaduses on rahvuslikku identiteeti kõige adekvaatsemalt käsitlenud keegi kodanik Anthony Smith, kes rahvusprobleemidest on kirjutanud terve sarja monograafiaid. Ja ühes suhteliselt värskes uurimuses on ta kirjutanud, et rahvuslik identiteet on oma olemuselt paljutunnuseline, selline multidimensionaalne nähtus. Seda ei saa ilmaski taandada ühele ainsale elemendile. Ja Smith eristab ka rahvusliku identsuse lääne-euroopalikke ja idapäraseid mudeleid. Ja Smithi arvates kuulume meie just nimelt nende viimaste hulka. Meie kuulume siis idapäraste mudelite hulka. Nii et põhimõtteliselt, nii nagu meie oleme tavaliselt alati harjunud ennast määratlema kui ikkagi Lääne-Euroopa koosseisus olevaks või selle kultuuri kandjaks, siis midagi pole parata. Teoreetikud ja võib-olla üks autoriteetsematest nendest ütleb, et meil on väga palju idapäraseid sugemeid. Vaat selles esimeses tulipunktis, mis on siis nagu nende lääne-euroopalike identiteetide kujunemise allikaks või tuginemise allikaks, on just nimelt kodanik ja territoorium. Ja teises, selles idapärases mudelis, keskendutakse sünnipärale, päritolule ja keelele. Sest mis möönab küll, et rahvuslikud ettekujutused sisaldavad alati suuremal või väiksemal määral etnilisi elemente. Ja ta rõhutab ka, et mis tahes rahvusliku identiteedi määratlemiseks ei piisa etnilisest või kultuurilisest identsusest. Ja täpselt nii ta defineeribki rahvuslikku identiteeti 5 tunnuse kaudu. Esimeseks tunnuseks on territoorium ehk kodumaa. Teiseks on ühised müüdid ja ajaloomälu. Ja nii nagu me näemegi ka meie ühiskonnas täna, kus müüdid enam ei kattu ja ühiskonnas tekib konflikt. Kes on siis täna Eesti riigis vabastaja? Kas see, kes tuli Punaarmee koosseisus Tallinnasse või see, kes Sinimägede all võitles just nimelt selle sama punase pealetungjaga? On ühine massiline rahvuskultuur koos keeleruumiga, ühine majandus ja rahvuse liikmetel territooriumi mobiilse hõivamise võimalikkus. See tähendab, et ühel territooriumil elavad liikmed võivad sellel territooriumil ka vabalt liikuda. Ja samas tuleb rahvusliku identsuse tunnuste liigitamise kõrval jälgida nende märgitud nähtuste rolli sootsiumis. Ja vaat siin esinevadki nüüd tõsised vastuolud teooria ja praktika vahel. Tegelikult ei taha me ju tunnistada oma klassikalisest rahvuslikust identiteedikirjeldusest kõiki komponente. Me lihtsalt häbeneme neid. Ja me tahame olla kangesti kellegi teise moodi. Tahame olla kohe rikaste ja ilusate moodi. Kuigi laulsime, et eestlane olla on uhke ja hää. Me tahtsime ennast samastada rikaste ja ilusatega, kelle tegelikust identiteedist ja selle ideoloogilistest lähtealustest polnud meil sellel hetkel haimugi. Meid meelitas reklaam ja väärtkujutelm ning värvilised pakendid. Mulle meenub üks naljakas näide inimesest, ühest toredast inimesest, kes oli kena ja tore
ja mitte ainult, et oli, vaid ka kes ka praegu on. Ja kes omas ka meie ühiskonnas positsiooni, tal oli korralik elamine, tal oli hea nina esine. Ja mererannas uidates sattus ta tihtilugu piimapakkidele. No ja muule, tänases mõttes jäätmetele, mis erinesid meie kilest valmistatud piimakottidest ning kõigest muust. No loomulikult olid nad tuulega meie randa sattunud, kas siis Soomest või Rootsist. Ja siis tundis ta ennast halvasti ning kurtis kogu aeg, et kui halvasti elame meie. Ja kui hea on nende inimeste elu, kes saavad just sellisest pakendist piima valada. Just sellisest pakendist, mis meil mererannas vedeleb. Ja kui ma ütlesin talle, et kallis mees, piim on ju ikkagi piim. Oluline on sisu, mitte ühekordne pakend, sest see pakend pole ju mitte midagi muud kui kasutu rämps. See temani enam ei jõudnud. Ja selle erineva mõttemalli aluseks ei olnudki muud kui just nimelt seesama erinev identiteedi tunnetus. Ja olenemata sellest, millistest komponentidest see niinimetatud ühiskondlik identiteet tervikuna koosnes. Me lihtsalt väärtustasime erinevaid asju ühes ja samas keskkonnas. Sellised erinevate väärtushinnangutega mõjutused või erinevused ilmnesid just ja võimendusid ka siis, kui Nõukogude Liit lõpetas oma eksistentsi. Sellist ajaloolist situatsiooni, kus peamised tootmisvahendid kuulusid riigile ja kus keskvõim pauguga kokku kukkus, ei olnud ju tegelikult enne juhtunud. Vastupidi, oli juhtunud küll. Ja piisavalt on teada ju neid juhtumeid, kus eraomand natsionaliseeriti ning riigivõim ja selle kandjad kui ülimlikkuse võrdkujud võtsid enda kontrolli alla väärtused, millele neil tegelikult põhimõtteliselt õigus puudus. Tugineti toorele jõule ning rahva teadmatusele ja samuti ka inimeste küündimatusele, mis oli vürtsitatud hirmuga ning ka loomulikult kõike haaravale propagandale, mis lubas laiadele massidele helget tulevikku. Kas ei tundu tuttav? Kuid taasiseseisvuse järel oli olukord ju risti vastupidine. Tohutu rahva ühisomand oli ripakil. Võimalused rabada olid harukordsed ja rabasid kõik, kellel oli vähegi võimalust. Ja loomulikult ikka rohkem need, kes olid suurtele väärtustele lähemal. Polnud ju vaja häbeneda ega hingepiina tunda, sest targad nõustajad läänest andsid nõu, kuidas riik on ikkagi halb peremees. Ja vaba, liberaalne turumajandus on kiireim tee külluseni. Vaieldamatult puudus siis ka igasugustel sotsiaalteadlastel ja teoreetikutel elementaarne arusaam selle perioodil valitsevatest protsessidest. Ja kui mõni saigi aru, siis tallati ta üleüldises erastamistuhinas jalge alla. Me ei tahtnud tunnistada seni saavutatut, ega osanud väärtustada seda, mis meil oli. Me tahtsime pakendit ja mitte piima selle sees. Deklareerisime valmisolekut kustutada oma nälg kartulikoorte söömisega, unustades seejuures, et koored saavad tulla ainult kartulitelt ning kes siis kartuleid sööb, kui koored rahvale nosida jäetakse. Juba siis hakati üldsust teadlikult ette valmistama suundumusteks, et kõik ei mahu marjamaal ja enamuse koht on karjamaal. Muidugi võib nüüd jällegi väita, et see üleskutse kartulikoorte söömise kohta oli suunatud sellele, et saame ka ilma Venemaata hakkama. Võib-olla oli küll alguses see niimoodi. Ja see kõlas ka küllaltki loogiliselt, kuid välja kukkus ta natukene teistmoodi. Me hakkasime müüma ja hävitama seda, mis kuulus meie rahvale ja mis muidu oleks moodustanud uue ühiskonnamudeli rahvusliku baaskapitali. Me ei osanud ega tahtnudki kaitsta oma investeeringuid. Ma mäletan, kui ühel Toompea korraldatud meeleavaldusel oli rahvale vaatamiseks välja seatud nende ettevõtete nimekiri, mis oli välismaalastele maa müüdud või siis oma tegevuse lõpetanud. Ilmekamaks näiteks
kuidas riigi valitsev eliit toimis rahvuslike, riigile kuuluvate tööstusharude hävitamisega, oli tubakavabrik Leegi saatus, mis suleti praktiliselt kohe peale rootslastele mahamüümist. Tehas likvideeriti ja meie suitsumeeste tarbeks hakati sigarette sisse vedama Rootsist. Ja loomulikult hakkas kasum liikuma Rootsi poole ning meie väliskaubanduse defitsiit suurenes ja suureneb siianigi. Aga miks me ei oleks võinud ise sigarette toota ja Vene avaral turul realiseerida? Kui nüüd keegi ütleb, et Vene majandus lagunes ja seal puudus võimalus konkreetseks äritegevuseks, siis tahaks küll halvasti vastata. Sest me olime ju tegelikult ise need, kes majanduspiiri kehtestasid. Ja loomulikult lääne tarkadele ja omakasu püüdmatutele nõuannatele tuginedes. Ja kui need nõuanded ei tulnud läänest, ja siis pole küll mitte midagi muud teha, kui oma majandusteoreetikuid ülistada. Kuid ma olen kindel, et see au jääb neil saamata. Me kehtestasime majanduspiirangud ja keelud oma toodangu väljaveoks Venemaal. Aga need nõuandjate riigid jätkasid veel intensiivsemalt võidukäiku seal samal Vene turul. Näiteks palju kiidetud Eesti või vahetas välja Hollandi või siis teiste riikide toodang. Võimatu on kõike panna ühe saate raamidesse ja see polegi tegelikult oluline. Olulisem on nende näidete puhul see tõsiasi, et meie teadvuses hakkasid meie rahvusliku identiteediga toimuma pöördumatud muutused. Ja kallid raadiokuulajad, ega siis ainult laulupeo olemasolu fakt ei kinnita seda, et me oleme ühesugused ja hoiame kokku. Laulupeol laulavad ikka need, kes üldjuhul müüvad oma tööjõudu ning kuulajate pinkidel istuvad ka teiste seas just nimelt need, kelle kätte väärtused kontsentreeruvad. Just nii nagu omal ajal mõisateol. Ühiskondliku tarbimiskultuse järjest suurenev ülistamine loob paratamatult olukorra, kus tavakasutatavatest ressurssidest enam ei jätku. Ja kontsentreeritud võim koos võimu toetavate ja kindlustavate struktuuridega asuvad haarama enda valdusesse täiendavaid ressursse. Ja just nimelt täiendavaid vahendeid nende käest, kes ise ennast kaitsta ei suuda. Ei ole meile ajaloos kellelegi võõrad USA sõjardite või siis ka NSV Liidu või siis Saksamaa või Jaapani vägiteod oma naabrite või siis väikeste sõltumatute rahvusriikide kallal. Ja seda niinimetatud demokraatia levitamist võime koondnimetusega nimetada suurriikluse doktriiniks. Sest sõltumata muudest asjaoludest on käitumismotiivid äravahetamiseni sarnased. Kui tuginedes palju kiidetud demokraatia mudelile ei ole võimalik ja lihtsalt ka sünnis minna ja võtta. Ka hunt pani lambanaha selga, kui läks 7 kitsetallele külla. Alati peab olema vabandus. Vabandus, mis õigustaks juba ette kuritegusid ja hävitustööd. Ristisõdijad sõdisid Jumala nimel ja Bush sõdis kurjuse telje vastu. Ja muidugi Nõukogude Liit, kellele lisaks rahvusvahelise imperialismile oli ka vaenlaseks 4 aasta aega. Ja nii nagu keegi polnud Jumalat näinud, ei teadnud ka enne keegi midagi kurjuse telje olemasolust ja Bin Ladeni tegudest. Ja kui neid tegelikkuses ei olnud, tuli see lihtsalt kõik välja mõelda, sest tuli leida tegutsemisele motiiv. Ja motiiv ka leiti. Kuid kuidas panna inimesed uskuma seda, mida tegelikult pole olemas, ja panna just rahvad käituma, nimelt soovitud suunas. Ütlen vahele, et ka meie rahvas pandi käituma, kui meilt keelitati Euroopa Liitu astuma või Venemaa lõpututel avarustel kauplemist mitte arendama. Neid näiteid on samuti mustmiljon, aga nende üleslugemine pole antud kontekstis üldse oluline. Me teame jälle ajaloost fakti, et kui suurt valet pidevalt korrutada,
siis inimteaduses osutub see tõeks ning inimesed hakkavad seda valet kaitsma, määrates end sellega paratamatult hukule. Me uskusime lihtsameelselt kõike, mida meile ette söödeti ja võtsime omaks võõra identiteedi. Lasime enda teadvust hullutada kallutavatest seisukohtadest ning andsime juba ette õnnistuse otsustada meie saatuse üle kellelgi teisel. Ja rääkida siis võimalusest jõuda 5 rikkama rahva hulka ei ole midagi muud kui järjekordne suur vale. Aga kuidas sünnivad suured valed ja milline on kaasaegne kõige suurem vale? Sellest räägiksin ma juba pikemalt järgmisel laupäeval. Olen Harri Raudvere ja soovin teile kõigile ilusat nädalavahetust.